Tere, Marko siin. Eelmine nädal rääkisime sellest, milline õudus oli põlvevigastusest taastumine ja mida see tõi endaga kaasa. Täna jätkan sellega, millised olid siis need tõsised ämbrid, millega ma hakkama sain pärast seda. Vigastuse järgselt oli selge, et senine jõutõstmises võistlemine ei ole vaimselt ja ka füüsiliselt suure tõenäosusega enam võimalik. Samas tuleb välja tuua, et võistlemine ei olnud lihtsalt tegevus. Ma olin seda teinud juba varatäiskasvanust saati ja selle aja jooksul oli selles midagi enamat. Ehk kogu selle taastuse käigus jäi ikkagi mingi tühimik ja justkui vajadus midagi teha. Kõige lähem asi nii-öelda sellele jõuspordile tundus fitnessi maailm. Ehk siis ma mõtlesin, et mis seal ikka, et kuna ma juba seda kaalu ju langetan siin, et sama hästi võiks võtta endale kavasse jõuda lõpuks lavale. Mul ei olnud õrna ettekujutustki, kui palju tööd see tegelikult tahtis. Tegelikult jätsin ma küsimata kõige olulisema küsimuse. Miks ma kavatsen seda teha? Tegelikult õige vastus sellele oleks olnud ka tollel hetkel, et ei olegi vaja. Aga kuna harjumus sellest, et sa treenid pidevalt mingi eesmärgi nimel, oli nii minusse juurdunud, siis ma ei kujutanud ette, et ma saan trennis käia lihtsalt niisama. Ehk siis ma võtsingi ette veel suurema suunatud projekti jõuda siis kulturismis lavale. Ma jõudsin sellest faasist kuni selle faasini circa 2,5 aastaga. Võiks arvata, et sellel parempoolsel pildil ma olen super-hüper õnnelik selle üle, kuidas ma välja näen. Ei, kindlasti mitte. Sellel hetkel ma ei näinud üldse, et ma mingis vormis olen, kuigi see oli veel valgusaastate kaugusel sellest, mida ma oleks pidanud saavutama. Aga juba tollel hetkel oli selline tunne, et kõik see dieeditamine, treenimine on nii kõikehõlmav, et mul ei olegi justkui ressurssi enam millegi muuga tegeleda. Ja ma olin täielikult pimestatud selle osas, et mu miks oligi väga nõrk ja ma lihtsalt tegin tegevusi, sest ma olin harjunud tegema. Justkui usaldasin iseenda aju lihasmälu. Eelmise aasta sügise lõpupoole tegelikult ma seda viimast ettevalmistusplokki ka alustasin. Eesmärk oli siis nüüd lõplikult jõuda ikkagi võistlemiseni välja ja see oleks pidanud toimuma nüüd kohe sügisel Eesti meistrivõistlustel kulturismis. Nagu näha, ma sellises vormis antud hetkel ei ole. Miks see nii läks? Kui eelnevad aastad enne seda päris viimast siis ettevalmistust oli nagu kõik läinud suhteliselt libedalt, et see nõrk miks ei olnud ennast nii paljastanud veel, siis seekord ma tundsin kohe alguses nagu hästi ei taha teha, aga samas ma olin nagu ju selle eesmärgi pannud ja kuna ma ei saa ju enda eesmärkidest loobuda, et ma pean ikkagi need kindlasti saavutama, siis ma kannatasin kõik ära. Kohe algusest saati oli siis toitumisega suhteliselt palju probleeme, et ei suutnud seda rütmi leida. Uni oli pigem kehvem ja stressihaldus võrreldes varasemaga jättis suuresti soovida. Treeningud kui sellised olid täiesti okeid, kõik tundus korras. Lihtsalt seda soovi, seda asja jätkata oli iga päevaga järjest vähem ja vähem,
kuid ma ei võtnud enda jaoks seda hetke, et mõtestada, kas ma peakski sellega jätkama enam. Üllataval kombel toimus murrang täiesti suvalisest asjast. Veebruarikuus ma ostsin endale Swift Ride'i. See on selline viis, kuidas virtuaalselt teistega jalgrattaga sõita. Ja kui sa oled dieedil, siis sellised vastupidavustegevused ei ole kõige funimad enam. Ja ma tahtsin nagu selles paremaks saada, et see oli selline hästi interaktiivne ja möll. Ja siis ma sain nagu aru, et et ma nagu tahan nagu liikumisrõõmu rohkem kui seda, et teistele näidata, et kui distsiplineeritud ma võin olla, et ma saavutan igal juhul iga hinnaga oma eesmärgid, et seda nii-öelda mentaalset karikat ei ole ju endale vaja. Parem on asju teha niimoodi, et sa naudid. Ja see ei ole nüüd see koht, kus ma ütlen, et kulturism on halb või jõutõstmine on raske, et kui sul on mingi trauma on, vaid küsimus on pigem selles, et kui väga sa seda tahad ja et sa oled päriselt läbi mõelnud, mida see sinust eeldab. Lihtsalt sellepärast, nagu mina, nii ütleme, et siis natukene üle aasta tegelikult kannatasin päris tõsiselt, et oleks äge, ei tasu väga asju teha, et sügavalt soovitan mitte selliselt asju teha. Võta endale need hetked ja mõtesta oma miks selliselt, et sa ei oleks samas olukorras, nagu mina olin. Ja sa ei raiska niivõrd palju aega ja sa ei võta endalt ära ka rõõmu spordiga tegeleda. Sest et kui ma üldse midagi praegu rohkem teen, siis ma teen veel rohkem igasugust liikumist. Lihtsalt ma võtsin pausi sellest, et mul on mingi konkreetne kuupäev või mingi konkreetne võistlus, millel ma osalema pean. See ei tähenda, et ma seda mitte kunagi ei teeks või et võistlemine on nüüd täielikult halb, vaid peab teadma, miks, kuna ja kuidas mingeid asju teha. Kui sulle see lugu meeldis või sa samastusid sellega, siis mul on väga hea meel selle üle. Ja kui sa oled ise samas olukorras antud hetkel, siis mõtle korraks, sa ei pruugi jõuda sama lahenduseni, kuid vähemalt sa veendud, kas sa teed õiget asja või võiks plaanis mõne kohenduse teha. Nüüd aga kõigile head pühapäeva!